Tere! Mina olen Ingrid Tullus, olen TI-hüppe Tallinna piirkonna üks juhtidest ja Pelgulinna riigigümnaasiumi õppejuht. Olen olnud nii õpiringide algataja kui ka eestvedaja koolis ja täna proovin siis teiega jagada neid õpiringi teemasid. Aitäh Aivile, kes just hetk tagasi jagas õpiringide vaadet ja kogemust ühe kooli näitel ja koolijuhi vaatest. Ja nüüd läheme siis teele ja vaatame, mis mõtted on konkreetselt TI-hüppe kontekstis õpiringiga. Kõigepealt, kui me räägime üldse õpetajate koos õppimisest, siis kasutatakse selle kohta mitmeid erinevaid termineid. Näiteks õpiring, õpikoda ja koostöökoda. Aga tegelikult räägivad need kõik samast tegevusest, õpetajate teadlikkust ja süsteemsest koostööst, mille eesmärk on oma praktika arendamine ja üksteiselt õppimine. Meie TI-hüppe programmis oleme otsustanud kasutada mõistet õpiring. Ja põhjus on väga lihtne. See on Eesti haridusruumis kõige enim kasutatud sõna. Ja kui me räägime õpiringist, siis saavad nii õpetajad kui koolijuhid aru, et jutt on väikeses grupis toimuvast järjepidevast koosõppimisest, kus jagatakse kogemusi, analüüsitakse praktikaid ja katsetatakse uusi lahendusi. Seega, õpiringid. Alustuseks annan lühikese ülevaate teemadest, millest siis täna räägime. Kõigepealt vaatame, millised tingimused peavad olema loodud, et õpiring saaks päriselt toimida. Näiteks juhtkonna toetus, piisav aeg, selge eesmärk ja osalejate valmisolek. Seejärel räägin õpiringi ülesehitusest ja etappidest. Millest see koosneb, kui suur võiks olla grupp ja kuidas protsess ajas kulgeb. Peatume ka sellel, mida siis õpiringis tegelikult tehakse, millised tegevused ja arutelud seal aset leiavad. Edasi räägime, kuidas toimub õpetajate õppimine õpiringis ja kuidas tekivad uued praktikad, mida seejärel oma töös katsetada. Ja lõpetuseks arutleme, kuidas toetada õpetajate motivatsiooni nii, et õpiring oleks jätkusuutlik ja tulemuslik ka pikemas perspektiivis. Aga siis millised on need eeldused, et õpiringid koolis päriselt toimuma hakkaksid ja ka püsiksid? Selleks peab siis olema koolis loodud teatud alus nii keskkonnana kui ka hoiakute tasandil. Esiteks on väga oluline kooli juhtkonna roll. Nemad loovad keskkonna ja annavad õpiringidele väärtuse. Nad ei pea kõike ise eest vedama, aga nende suunamine ja toetus on vajalik. Kui juhtkond seda ei toeta, jääb koos õppimine sageli juhuslikuks või hääbub hoopiski. Kanada haridusmuutuste uurija Michael Fullan rõhutab, et koolijuhid peavad olema muutuste eestvedajad, kes loovad tingimused professionaalseks õppimiseks. Kui juhtkond väärtustab õpetajate koostöist õppimist, peegeldub see kogu koolikultuuris ja mõjutab ka otseselt õpiringide kestlikkust. Teiseks on vaja ressursse. See tähendab eelkõige aega, mille sees õpetajad saavad kohtuda ja süveneda. Vajadusel võiks loomulikult kaaluda ka töötasu või töökoormuse arvestamist, et see poleks lihtsalt peale tööpäeva lisakohustus. Õpetajate õppimise võimaldamiseks peab see olema integreeritud tööaega. Õppimine ei tohiks olla lisakoormus, vaid osa professionaalsest praktikast. Kolmas eeldus on koostöine koolikultuur. Ja see tähendab, et koolis on loomulik, et õpetajad teevad regulaarselt koostööd, arutavad oma praktikaid, katsetavad uusi lähenemisi ja teavad ka seda, et eksimine on osa õppimisest. Professionaalne areng on kõige mõjusam siis, kui õpetajad arutavad koos reaalselt selle kooli praktikaid ja lähtuvad oma kooli kontekstist. Koostöine kultuur loob keskkonna, kus õpetajad tunnevad, et nad võivad jagada tegelikult ka ebaõnnestumisi, sest eksimine on õppimise osa. Nii inimlik on jagada eduelamusi ning ebaõnnestumised tihti vaikitakse pigem maha. Aga tegelikkuses algab tõeline õppimine just ka nendest väljakutsete ja ebaõnnestumiste jagamisest. Ning loob turvatunnet ka teistele, et eksimine on osa arengust. Ja neljandaks, positiivne koolikliima. Ja see tähendab eelkõige usalduslikke suhteid kogu koolipere vahel. Kui inimesed tunnevad end turvaliselt ja väärtustatult,
on nad valmis rohkem jagama, kuulama ja ka kriitilisemalt mõtestama oma tööd. Positiivne koolikliima ei ole pelgalt kena olemise küsimus, vaid kriitiline tegur õpetajate professionaalseks arenguks. Uuringud Eestis ja mujal maailmas on näidanud, et kui koolis valitsevad usaldus, avatus ja hea koostöö, siis suureneb õpetajate valmisolek jagada praktikaid, katsetada uusi lähenemisi ja õppida üksteiselt, õppida oma kolleegidelt. Ja just see sotsiaalne turvalisus ja üksteise märkamine teeb võimalikuks tõeliselt eduka koosõppimise ehk õpiringi. Õpiringi ülesehituse osas saan ma jagada isiklikku kogemust osalenud õpetajate tagasisidet ning tuginen ka tuleviku kooli õpiringile juhendmaterjalile, mida me ka teiega jagame. Eduka õpiringi aluseks on selge struktuur ja läbimõeldud korraldus. Regulaarsus, näiteks korra või 2 kuus aitab kujundada õppimisest harjumuse ning hoiab ka fookust järjepideval arengul. Ja kohtumise ajastamine näiteks nädala alguses või päeva esimeses pooles aitab vältida väsimust ja tõstab osalejate vaimset erksust. Õpiringide planeerimisel ja korraldamisel saab loomulikult iga kool lähtuda konkreetselt oma kooli nädala korraldusest ja võimalustest. Aga siiski tasub arvesse võtta, et näiteks reede pärastlõunale planeeritud kohtumised ei pruugi täita ootusi ja eesmärke. Väga oluline on paika panna kogu õppeaasta kohtumiste plaan, et osalejad saaksid oma tegevusi paremini planeerida kogu õppeaasta lõikes. Rääkides õpiringi ajalisest kestusest, siis optimaalne kohtumise aeg võiks olla vähemalt 60–90 minutit. See loob piisavalt aja mõtestatud aruteluks, kogemuste jagamiseks ja uute ideede katsetamiseks. Olen ise eest vedanud õpiringi, mille ajaline kestus oli 45 minutit ning pea igal kohtumisel tundsime, et me ei suuda ajaraamides püsida ning kõik osalejad ei jõudnud oma mõtteid ja praktikaid jagada. Nii tuli ka õpiringis osalenud õpetajate tagasisidelt selgelt välja see, et õpiringide kestus võiks olla ajaliselt pikem. Õpiringi planeerimisel on väga oluline arvesse võtta ka grupi suurust. Väikesed, kuni 15-liikmelised grupid loovad turvalise ja usaldusliku õhkkonna, mis on vajalik just nimelt sügavamaks refleksiooniks ning pakuvad ka ajaliselt võimalust igal liikmel oma mõtteid ja kogemusi jagada. Aga kõige olulisem on ikkagi see, et õpiringis õppivad õpetajad õpiksid seal vabatahtlikult ja omal soovil. Sest kui õpiringi eesmärgid ühtivad kooli eesmärkidega ning õpetaja tunneb, et haakub nende eesmärkide ja fookusega, siis tunneb ta ka seotust ja olulisust, et õpiringis osaleda, kaasa mõelda ja panustada. Nüüd räägime eestvedajatest, olgu nad siis õpetajad või haridustehnoloogid. Nemad on protsessi suunajad, nad loovad struktuuri. Ja kui näiteks juhtimine roteerub, suureneb ka kaasatus ja vastutus jaguneb. Struktureeritud ja eesmärgipõhine koostöö tagab selle, et õpiring ei muutu lihtsalt jututoaks, vaid toob päriselt kaasa muutusi õpetamispraktikas. Kindlasti tasubki koostööd teha just nimelt TI kontekstis kooli haridustehnoloogiga, kes aitaks luua silda TI tööriistade osas, tuua konkreetseid näiteid ja õpetada, kuidas siis päriselt õpetaja töös tehisintellekti lahendusi kasutada. Õpiringi eestvedajad võivad õppeaasta jooksul vabalt roteeruda ja see on isegi väga kasulik. Omavahel saab ära jagada fookusteemad või valdkonnad ja eestvedaja roll ei ole teadmisi jagada, pigem on see hoopis olla arutelude, kohtumiste ja grupiprotsesside juhtija. Eestvedajal on ka väga oluline roll jälgida, et õpiring püsiks tunnile seatud eesmärkides ja kõik osalejad saaksid võimaluse oma mõtteid jagada. Oluline on ka meeles pidada, et õpiring ei muutuks ka lihtsalt negatiivsete tunnete väljaelamise kohaks,
Teame ju, et ka seda on õpetajatel aeg-ajalt vaja, aga õpiring ei peaks olema see koht. Kui nüüd rääkida siis õpiringi toimimise põhimõtetest, siis üks tõhus õpiring ei alga valmis kavaga ehk et tehisintellekti programm, D-hüppe programm ei anna ette valmis kava, vaid see algab hoopis ühise õpiringi mõttevahetusega. Koos seatakse eesmärgid, lähtudes kooli arengukavast ja lähtutakse ka käimasoleva õppeaasta fookustest. Just see koos loomine annab liikmetele tähenduse ja kuuluvustunde. Fookus on mitte ainult õpetamisel, vaid loomulikult ka õpilaste õppimisel ja mitte ainult õppimisel, vaid ka heaolul. Ja see nihutab tähelepanu tõelisele mõjule klassiruumis. Kui õpetajad jagavad ühiseid väärtusi ja sihte, siis sünnib usaldus, mis on iga tõhusa koostöö eelduseks. Õpiring on kollektiivne õppimine ja siin sünnibki koos mõtlemine, probleemide lahendamine, teadmiste rakendamine. Ja selle praktiline külg ongi see ühisplaneerimine, kolleegide tundide vaatlemine ja vastastikune tagasiside. See on see tõeline väärtus ja see on see, mis teeb õppimisest muutust toova tegevuse, mitte lihtsalt jutuajamise. Õpiringis õppimine, kuidas siis seal toimub õpetajate õppimine? See toimub tegelikult sellisel ümberpööratud klassiruumi meetodil. Ja see on tõestanud end väga tulemuslikult just nimelt professionaalse arengumudelina. Ja see tähendab seda, et siis õpetajad tutvuvad enne kohtumist materjalidega iseseisvalt, näiteks loevad artiklit, kuulavad podcasti või vaatavad mõnda videot või uurivad ja katsetavad uut tööriista. Kui õpiring tuleb kokku, siis ei kulutata aega enam info edastamiseks, vaid arutletakse, mõtestatakse ja kohandatakse õpitut oma konteksti. Just see sügavam mõtlemine ja koostöine praktika loomine on see, mis viib uued teadmised tegevuseks. Kohtumiste vahel testitakse uusi ideid või uusi praktikaid päriselus ehk siis klassiruumis. Ja järgmine kord jagataksegi oma kogemusi ja õppimine muutub tõeliselt efektiivseks ja mõjusaks just siis, kui lisandub kolleegide vaatlemine ja vastastikune tagasiside, mis loob siis autentsed õppimishetked ja tugevdab professionaalset usaldust. Kohtumiste vahel testitakse ideid päriselus klassiruumis ja järgmine kord jagatakse oma kogemusi. Õppimine muutub tõeliselt mõjusaks, kui lisandub juurde ka kolleegide vaatlemine ja vastastikune tagasiside, mis loob autentsed õppimishetked ning tugevdab professionaalset usaldust. Tunnivaatlus on õpetaja töös väga tõhus tagasiside saamise ja andmise protsess. Seda siis kasutada õpiringis saab luua väga turvalise õhkkonna ja üheskoos saab õpiringis kokku leppida tunnivaatluse mudeli või hoida siis konkreetset fookust mingisugusel ülesandel ja vaatlusel. Nii omandab see sisulise tegevuse ja ei jää pelgalt lihtsalt tunnikülastuseks. Tunnivaatluse juures on just oluline seda ka hiljem analüüsida ja see muudab selle rakendamise õpiringides just tõhusaks. Turvalisust lisab ka see, et tunnivaatlusmudel on üheskoos õpiringi õpetajatega koos kavandatud. Kuidas siis õpiringis õpitakse? Õpiringis õpitakse loomulikult samamoodi, nagu meie soovime, et õpiksid meie õpilased. Avastades, arutledes ja katsetades. Õpetaja professionaalne areng ei peaks erinema sellest, mida me ise head õpetamiseks peame. See peab olema aktiivne, tähenduslik ja kaasav. Koostöö, refleksioon ja praktiline rakendamine on selle protsessi süda. Me ei õpi mitte ainult midagi uut, vaid küsime, kuidas see võiks meie klassis toimida. Kuidas saame seda koos läbi proovida ja veelgi olulisem, mida see meile näitab õppimisest üldisemalt. Me kasutame samu teaduspõhiseid õpistrateegiaid, mida me soovitame ka oma õpilastele.
enesele seletamine, konkreetsete näidete kasutamine, seostamine, mõtete laiendamine, tähenduse loomine ja nii edasi. Lisaks arutame ka enda õppimise üle, mida see kogemus meile õpetab õppija olemisest. Selline lähenemine aitab kasvatada mitte ainult professionaalset pädevust, vaid ka õpetaja identiteedi kui elukestvat õppijat. Aga nüüd, kuidas siis õpiringis ikkagi see uute praktikate loomine ja katsetamine alguse saab? Õpiringis ei piirdu me ainult pelgalt aruteludega. Me loome uusi praktikaid ja kasutame neid reaalses klassiruumis. Ja just see tegevuslik lähenemine toetab õpetaja professionaalset kasvu kõige tõhusamalt. Uusi õpetamisvõtteid mõeldakse välja koostöös, kohandatakse neid konkreetse kooli ja õpilaste vajadustele. Oluline fookus on kindlasti tehnoloogia integreerimisel õppimisse. Uurime neid uusi tööriistu nii ainete keskselt kui ka ainete üleselt. Näiteks, kuidas mõni rakendus võiks toetada nii keeletundi kui ka loodusõpetust. Samas on võtmeküsimus, kas see tööriist muudab õppimise paremaks, mitte lihtsalt lõbusamaks. Õpiringis on turvaline eksida ja katsetada ja lepime kokku, et see on uurimisruum, mitte hindamisruum. Läbi refleksiooni küsime, mis töötas, mis vajab kohendamist ja kui miskit toimis, siis jagame seda kogu kooli tasandil, sest õnnestumised peaksid levima. Aga tehnoloogia kasutamine ja väljatöötamine õpiringides. See tehnoloogia ehk siis see tehisintellekt ei tohiks olla midagi lisaks, vaid tööriist, mis päriselt lihtsustab õpetaja tööd ja rikastab õppimist. Õpiringis uuritakse ja katsetatakse neid tehisintellekti vahendeid mitmes suunas. Näiteks üks väga oluline aspekt on kindlasti õpetaja töö lihtsustamiseks. Ja millised need võimalused siis õpetaja töö lihtsustamiseks on? Näiteks dokumentatsiooni või nii-öelda paberitöö vähendamine, automatiseeritud hindamine. See võib natukene parandada õpetaja käsitsi hindamise aega ja võib-olla isegi tagada objektiviseeritud hindamisstandardid. Kindlasti on oluline ka õppematerjalide korduv kasutus. See aitab õpetajal säästa aega ja võib-olla mitte nii mitmeid kordi ühte ja sama tööd uuesti ette valmistada. Kindlasti on väga oluline ka aja planeerimine ja erinevad aja planeerimise tööriistad. Ja need kõik on olulised aspektid, mis aitavad natukenegi õpetaja töölauda õhemaks või väiksemaks teha ja õpetaja saab keskenduda rohkem päris õpetamisele ja õpilastega suhtlemisele. Kindlasti on väga oluline tegelikult arutleda ja uurida tehisintellekti teemade kokkuleppeid kooli tasandil. Näiteks saab ühiselt õpiringis just nimelt katsetada ja uurida, millised tööriistad on koolis ühiselt kasutusel. See aitab vältida killustatust ja tagada sujuva info liikumise. Ja need kokkulepped saavad sündida just läbi õpiringide vahelise koostöö. Lisaks on väga oluline kaasata tehisintellekti teemalistesse aruteludesse ja kokkulepete tegemisele ka kooli tasandil õpilased. Tihti on nemad just nimelt nendest tehisintellekti tööriistades ja valdkondadest meist targemad ja julgemad kasutajad. Kui me üheskoos siis õpilastega katsetame ja teeme kokkulepped, siis tunnevad ka õpilased, et on sellesse protsessi kaasatud ja on valmis ühistest kokkulepetest kinni pidama. Kindlasti mängib väga olulist rolli turvalisuse ja andmekaitse temaatika, viitamine ja akadeemilisus ning kriitilise mõtlemise ja analüüsimise osa. Just need on need olulised teemad, mida on võimalik õpiringis läbi arutada, katsetada ja igal koolil just nende jaoks olulised kokkulepped
ka kodukorda sõnastada. Lisaks sellele saab siis tehisintellekti rakendusi või võimalusi katsetada ainekeskselt, uurida, millised rakendused sobivad just nimelt konkreetsete õppeainete spetsiifikaga, näiteks erinevad simulatsioonid füüsikas, grammatikaäpid keeles või 3D mudelid bioloogias. Ning lisaks ka ainete vaheliselt ehk siis lõimitult. Nii saab avastada, kuidas tehisintellekt saab olla näiteks sild erinevate õppeainete vahel. Näiteks kui õpilased loovad podcaste, mis ühendavad näiteks ajaloo, emakeele või muusika ja samas projektis saab kasutada näiteks geograafiakaarte kui kunstitöötlust. Aga just nimelt need kokkulepped sünnivad paremini, kui neisse on kaasatud õpilased. Ja nende kogemused ja nende praktika on tõenäoliselt meile väga-väga oluliseks indikaatoriks või tagasisideks, kuidas tehisintellekti oma koolis rakendada. Info ja otsuste levitamine kogu kooliperele saab toimuda näiteks erinevatel õpetajate tiimi koosolekutel või jagada neid lühivideode või juhendite abil või miks mitte kaasata just nimelt õpilased tegema õpetusklippe õpetajatele, see loob neile vastutuse ja väärtustatuse tunde. Tehisintellekti kasutamine õpetajatöö lihtsustamiseks, süsteemsed kokkulepped ja koostöine õppimine põhinevad professionaalse õpikogukonna mudelil, kus rõhk on jagatud vastutusel, läbipaistvusel ja tõenduspõhisel parendusel. Kui me soovime, et need õpiringid oleksid päriselt toimivad ja kestlikud, peame teadlikult pöörama tähelepanu nii eestvedajate kui ka osalejate motivatsioonile. Eestvedajate puhul on väga oluline, et nad tunneksid, et neid toetatakse. Siin mängib väga-väga suurt rolli juhtkond. Kas neid märgatakse, kas nende tööd väärtustatakse ja kas nende arvamusega arvestatakse? Sama oluline on ka usaldus, et eestvedajal oleks piisavalt vabadust ja autonoomiat ise protsessi juhtida. Ning loomulikult, et selleks oleks ka piisavalt ressurssi, eelkõige aega. Motivatsiooni kasvatab teadmine, et see, mida ma teen, on päriselt oluline ja hinnatud. Kui me räägime osalejatest, siis nende puhul on kindlasti võtmeteguriks usalduslikud suhted õpiringi sees. Kui inimesed tunnevad end turvaliselt, on nad palju rohkem valmis kaasa mõtlema ja ka rääkima. Samuti on oluline, et need teemad, mida õpiringis siis kajastatakse, oleksid piisavalt põnevad ja arendavad. Mitte lihtsalt kordamine, vaid päriselt uute vaatenurkade avastamine. Ja kui õpetajad saavad ise kaasa rääkida nii teemade valikul kui ka oma eesmärkide seadmisel, siis kindlasti on nad ka rohkem valmis panustama ja tegutsema motiveeritumalt. Aga kuidas me siis üldse teada saame, kuidas inimesed ennast õpiringis tunnevad, kuidas me saame neid muutusi sisse viia, kui me päriselt ei tea, kas meil läheb hästi, kas me oleme edukad? Me ei saa eeldada, siis peab seda uurima. Me peame küsima, ainult nii saame väärtuslikku tagasisidet, mis aitab eestvedajatel paremini suunda seada ning annab ka õpetajatele tunde, et nad on protsessi kaasatud ja nende hääl loeb. Siin me toetumegi teaduspõhisele arusaamale, kui me soovime, et õpiring ei oleks lihtsalt üks projekt, vaid päriselt toimiv ja jätkusuutlik õppimise viis, siis peame looma keskkonnad, kus mõlemad nii eestvedajad kui osalejad tunnevad end hästi, väärtustatuna ja kaasatuna. Seepärast pakume ka meie teile toetusena erinevaid küsimustikke, kuidas te saate teada ja uurida, kuidas õpiringil parasjagu läheb ja kuidas õpiringis õppivad õpetajad ennast tunnevad. Aga kui me räägime siis õpiringi jätkusuutlikkusest, siis sellest ei piisa, et alguses on väga-väga hea idee, meid kõiki huvitab see tehisintellekt ja meil on väga motiveeritud eestvedaja. Oluline on luua see keskkond, mis püsib ajas ja kasvatab sisemist motivatsiooni nii õpetajates kui juhtkonnas. Ja selle aluseks on loomulikult usalduslikud suhted.
Need on õpiringi selgroog ja kui õpetajad tunnevad ennast turvaliselt, julgevad nad katsetada, jagada oma kogemusi ja tunnistada ka seda, kui miski ei lähe plaanipäraselt. Või see, et mul ei olnud näiteks aega, et ma julgen seda tunnistada, et mul on õpiringiks ettevalmistused tegemata, siis see on tegelikult õppimise eeltingimus. Teiseks on väga-väga oluline juhtkonna roll ja mitte ainult toetajana, vaid tegelikult ka osalejana. Kui juhtkond tuleb õpiringi, see ei pea juhtuma iga kord, aga see, kui ta võtab osa, tunneb huvi, kuulab, arutleb, mõtleb kaasa ja tegelikult õpib ka koos õpetajatega, siis tekib tunne, et see, mida me siin teeme, on päriselt oluline kogu koolile. Oluline on kindlasti ka mõtestada, kas osalemine on vabatahtlik või kohustuslik. Tõhusust loob mitte sund, vaid tähendus. Kui õpetajad saavad aru, miks nad osalevad ja kuidas see toetab nende enda arengut, on mõju palju suurem. Mis on see muutus, mis toimub minu õpetamises, minu töös või millist reaalset muutust näen ma õppijates? Aga muidugi kindlasti ei tohi unustada, et õppimine oma olemuselt on aeglane protsess ning tulemused ja muutused ei juhtu üleöö. Tegevused ja materjalid peaksid olema ka kindlasti piisavalt raamitud, et pakkuda struktuuri, aga samas mitte liigselt piiravad. See tähendab ka seda, et õpetajal peab jääma ruumi, et uusi teadmisi päriselt katsetada ja oma praktikaga seostada. Ja lõpuks väga oluline oma tegevuse jälgimine ja see ei tähenda ainult tagasivaadet, vaid ka teadlikku refleksiooni. Mis on muutunud? Mida ma tegin teisiti? Kuidas see mõjutas õpilasi? Kas üldse mõjutas? Kas see mõjutas mind õpetajana? Ja just see on see kollektiivse tõhususe alus, pidev, eneseteadlik areng. Aga mis see õpiring siis on? Igal juhul ei ole õpiring mingi põrandaalune salaselts. See on koht, kus avatud arutelud ja koostöö loovad muutuse nii õpilaste õppimises, õpetaja töös kui loomulikult ka kooli arengus. Need olid need olulised teemad, mida ma jagasin täna teiega õpiringi kontekstis. Kui teil tekkis mõtteid, tagasisidet, küsimusi või te sooviksite käivitada oma koolis õpiringi, aga päris täpselt ei tea, kuidas seda teha, siis võtke julgelt ühendust. Võite ühendust võtta oma piirkonna juhiga, võite tagasisidet anda tiihüppe meeskonnale ning me oleme valmis teid igakülgselt toetama ja aitama. Aitäh, et kuulasite, aitäh, et kaasa mõtlesite. Kerige julgelt neid slaide tagasi või edasi ja vaadake, mis rohkem kõnetas ja mida tuleb põhjalikumalt uurida. Aitäh teile!